Tõid minuga koos lahti teha Efesoste kirja 4. peatüki ja ma räägin edasi uskliku meelevallast. Efesostele 1:17 ja räägin täna Jeesuse nimest. Ja ma meelega kordan mõningaid kirjakohti üle, et need võiksid sulle südamesse saada istutud. Ja me ei pea tundma üldse seda halvasti, et me vahest loeme Piiblist mõningaid kirjakohti korduvalt uuesti ja uuesti. Ja need on tavaliselt need, mis lõpuks jõuavad ka sinu südamesse. Sest Jeesus ütleb, et kui te jääte minu sõnasse, siis te tunnetate tõe. Mis see tähendab jääte? See tähendab seda, et sa oled korduvalt midagi lugemas, uurimas ja mõtisklemas ja siis sa tunnetad tõe. Ja siis tuleb alles vabadus. Vahest inimestel meeldib tsiteerida seda, et tõde teeb vabaks. See ei ole päris täpselt tsiteeritud, sest ta ütleb, et see pärast seda, kui sa sõnasse oled jäänud ja oled tunnetanud tõe, siis see teeb sind vabaks. Lihtsalt tõde ei pruugi vabaks teha, sest et paljud kristlased isegi kuulevad Jumala sõna tõde, aga see ei pruugi nende elu veel muuta, sest see peab jõudma nende südamesse, ehk siis saama tunnetatud või siis ilmutatud neile, mis sõna sa tahad kasutada iganes. Aga see Efesoste kirja 1. peatükk 17. salm ütleb niimoodi, et Paulus palub siin selle koguduse eest. Miks meil on siis Piiblis see kirja üles kirjutatud? Sellepärast, et me võiksime siit võtta enne selle eeskuju ka mida paluda, kas iseenda eest või ka teiste kristlaste eest. Meil on need näited, mida paluda teiste kristlaste eest. Ja väga paljud kogudused keskenduvad sellele, et nad paluvad kogu aeg inimeste loomulike vajaduste eest esmalt ainult. Nagu mina olen öelnud, seda tead siis, et nad paluvad siis tädi Maali seljavalu eest ja onu Koolja alkoholiprobleemi eest. Ma saan seda siin koguduses kasutas, ma tean, meil kumbagi sükse nimega inimesi ei ole siin. Ma just olin Paldiski koguduses jutlustamas, siis tõin selle sama, ma ei toonud seda näidet ees, aga ma uurisin, et nendel oli onu Koolja olemas. Et ma ei oleks seda saanud kasutada seal igaks üks. Aga sellegi poolest, tuleme tagasi selle mõtte juurde, see ei ole esmane vajadus, mis on inimestel. Sa küsid, et ka inimesel on võib-olla terviseprobleemid, on võib-olla tõesti alkoholismi probleem, see on ju tõsine vajadus. Ja need on vajadused, aga need saavad lahendatud, kui ilmutus Jumala sõnast jõuab nende südamesse. Ja inimene sageli isegi, kellel on puudus, näiteks toome ühe teise teemasi, ma lähen selle kirjakoha juurde kava. Inimesed, kellel on puudus, ütleme, elavad täiesti ikkagi vaesuses või on lausa kodutud või tänaval nagu elavad. Ja siis mõned inimesed mõtlevad, no ka sellistel inimestel oleks, nende kõige suurem vajadus on, nendel oleks mingit elamiskohta, nendel oleks süüa. Ja tegelikult kõige suurem vajadus on neil hoopis Jumala sõna. Mismoodi? Jeesus läks ja kuulutas evangeeliumi vaestele. Me näeme seda väljendu mitu korda Piiblis jookseb läbi. Ja ta ütleb, ka meie peaksime kuulutama evangeeliumi vaestele. See tähendab seda, et see inimene, kes on siis vaesuses, see tähendab seda, et ta on tõsises puuduses, tal pole isegi elementaarseid asju, ta vajab sõna. Ja see on see, mis toob ta sellest olukorrast välja. Me võime küll praktiliselt inimest aidata, kas asjade või mingil kombel talle pakkudes võimalust ööbida või kuskil, aga see ei ole põhiline vajadus, sest kui sa täidad selle loomuliku vajaduse, ta sööb selle toidu ära, ta ööbib oma ööbimise ära ja ta läheb jälle täpselt samasse kohta tagasi. Jumala sõna on see, mis muudab teda. Et tegelikult sageli, kui isegi kogudustel on sellised heategevuslikud projektid ja kui nendega ei kaasne Jumala sõna andmine nende inimestele, siis tegelikult need heategevuslikud projektid ei tooda positiivset vilja. Võib-olla see kõlab võib-olla teravana isegi. Meil ei ole otseselt hetkel Jumal seda südamesse andnud, aga kui me isegi tulevikus seda peaks tegema, siis kõige rohkem need inimesed vajavad Jumala sõna. Ja siis nad vajavad praktilisi asju ka muidugi, see ei ole vale anda, aga nad vajavad Jumala sõna ja samamoodi ka sina vajad Jumala sõna kõige rohkem kui mingisugust praktilist konkreetset lahendust. Kui ma saan raha, siis mu elu on kõik korras. Ei, kui sa saad sõna, siis see muudab sinu elu. Amen. Ja sellepärast meie koguduses ei ole jutlused 15 minutit, isegi mitte 20 minutit, hoiatan ette, ja isegi mitte pool tundi. Vähemalt tunni aega alla selle tavaliselt me ei lähe. Miks pärast? Mitte sellepärast, et nagu oleks sinust viimast välja pigistada, vaid mõte on just selles, et sul on vaja sõna ja kui sa tuled kogudusse kohale, siis miks mitte just tegeleda sellega. See on põhiline osa sellest, mis me siin tahame jagada. Kindlasti ülistus on ka väga oluline osa, aga sellegi poolest on see, mis muudab sinu elu.
Jumala sõna on see, mis toob sulle lahendusi, mis toob su ellu ilmutuse. Ja see on nüüd seda, mida tegelikult Paulus siin palub. Ta ütleb, et meie issanda Jeesu Kristuse Jumal, au isa, 17 salmi loen siis, teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Tõlked ütlevad ka just, et te isiklikult ja väga lähedaselt tunneksite teda. Ja valgustaks teie südames silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud. Me näeme siis üks lootus on, milleks ta sind on kutsunud. Siin tagapool tegelikult osa tuleb sellest välja ka. Ja mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees. Jeesus sai sinu eest vaeseks, et sina saaksid rikkaks. See on näiteks üks osa sellest pärandist. Jeesus kandis sinu haigused ja tõved, et sina võiksid saada terveks. See on osa sellest pärandist ja see on midagi sellist, mis täidab ka sinu vajadused ja see on see, mida Paulus palub, mida neil on vaja aru saamist sellest pärandist, mis neile kuulub. Et mitte, et nad ei ole siin need vaesed ja haiged, kes üritavad kuidagi Jumala käest lahenduse saada, vaid Jumal on need asjad neile Kristuses andnud. Ja sulle on ka need asjad juba antud. Amen. Et kuuluvad sulle, see pärand ja aurikkus on sinu oma täna. Jeesus on juba surnud ja surnust üles tõusnud, aga see pärand kuulub sulle juba täna. See on sinu oma. Kiitus Jumalale. Amen. Sa võid amen ütelda. Ja miks me seda amenni ütleme? Mitte sellepärast, et me oleme kuskilt Ameerikas seda õppinud, vaid sellepärast, et me väljendame sellega oma nõustumist ja see, et me kirjutame selle alla. Amen. Nii. Ja siis ta ütleb edasi 19 salm, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses. Niisiis sinu suhtes ja sinu sees on tegutsemas üks ülemäära suur vägi. Mitte lihtsalt vägi, mitte natukene mingi törtsukene midagi, vaid see on ülemäära suur vägi sinu suhtes ja sinu sees on tegutsemas. Ja mida ta ütleb, ta palub, et meil oleks ilmutus sellest tegelikult. Ja siis missugune vägi see on, millega ta oli mõju Kristuses, kui ta tema surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Nüüd, kui sa arvad, et selle jaoks oli väge vaja, siis tõesti ma olen veendunud, et selle jaoks oli tõesti vaja väge. Jeesus surnust üles äratada, tegelikult kui sa isegi uurid, siis me võime aru saada isegi lausa põrgust välja tuua ta. Kus siis Jeesus läks põrgusse. Nüüd, ta pidi minema, et sina ei läheks sinna. Nüüd ta tuli sealt, toodi välja, äratati surnust ülesse ja nüüd, mis ta ütleb, see vägi veel tegi, millega ta oli mõjud siis Kristus, kui ta tema surnust üles äratas ja panima istuma oma paremale käele taevas. Nüüd väljend paremale käele räägib kellegi positsioonist ja räägib ka samast kellestki, kes on väga oluline isik tema jaoks, siis sama aru siis Jumala jaoks. Ja ta räägib just istuma. Teda pandi sellesse positsiooni istuma, valitsevasse positsiooni Jumala isa paremale käele. Ja ütleb kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Nüüd me näeme, Jeesus pandi siis, ta ütleb, kui ta räägib sellest väljendit kõrgemale üle kõige, siis ta räägib vaimulikust positsioonist ja meelevallast. Ja kui ta kasutab siin siis väljendeid valitsus, võimud ja väed, ta räägib kurjadest vaimudest kõigi nende erinevate tasemetega, mis kurjadel vaimudel on. Kui sa oled uurinud, siis Piibel tegelikult viitab meile sellele paaris teises kohas veel, et ka kurjadel vaimudel on mingisugune omavaheline struktuur. Saatan, kes on nagu kogu selle seltskonna juht või pea, tema on nagu nende üle ja teised on oma korda talle alluvas. Ja ta viitab kõigile nende, et Jeesus on pandud üle kõigi nende. Nüüd ta lisab ühe olulise elemendi veel siia juurde ja ta ütleb, see on üle iga nime. Nüüd mõni ütleb, no see räägib vist inimestest. Jah, see räägib inimestest, aga lisaks sellele see räägib millestki veel, mida me näeme veel Piiblis, mis on üks ala, mis on vahetevahel kristlastel halvasti käsitletud või mida peale nad ei mõtle, ka asjadel meie kõrval või meie ümber on nimed. Ka need, mis on nii-öelda mitte elavad isegi asjad või mis on nii-öelda nii ja naa, kuidas me ütleme, ka haigused näiteks, nendel on nimed. Amen, oled avastanud. Ka isegi esemetel on nimed. Ja Jeesus rääkis asjadega, mitte ei suhelnud. Ma igaks juhuks rõhutan seda, et sa ei saaks sellest valesti aru. Ta ei suhelnud puudega või taolist, aga ta ütles viigipuule, äägu sinust enam keegi vilja söögu ja see puu kuivas ära. Ta andis käskluse ka asjadele. Ja ta ütles, et me võime öelda mäele.
et tõuse paigast ja lange merre, ta rääkis ja õpetas meid ka rääkima asjadega. Ma kasutan seda, see kõlab võib-olla veidrana ja mõned inimesed ütlevad, mis oled imelikuks läinud, ma pean asjadega rääkima hakkama. Hämmastav on see, et väga paljud inimesed räägivad asjadega ja millegipärast negatiivses vormis. Ma arvan, et sa seda lugu oled kuulnud, ma kasutan uuesti seda näidet. Tavaliselt talvisel perioodil kuskil õues on, ütleme, kui see on see kõige külmem aeg, ütleme kuskil näiteks veebruarikuus, meie maja ees on ka, seal on terve hulk autosid on pargitud ja kui on olnud öösel üks korralik krõbe külm, mingisugune -15, vahest isegi võib-olla -20 lausa on tulnud ära, siis tavaliselt kui hommikul on tööle minemine, siis vähemalt üks auto ikkagi vahest juhtub, et on seal sükene, kes seal see autojuht läheb sinna sisse, paneb oma võtme sisse ja keerab seda võtit ja siis sealt kuuleb üks üle ja siis see autojuht tuleb sealt autost välja. Nüüd ma ei ütle, et alati nii on, aga vahete vahel. Ja siis ta hakkab seal teatud sõnadega ropendama, mida ma ei korda sulle. Ja siis ta ütleb, sina igavene ront ja käru ja mul on sellest kõrini, ma oleks pidanud ammus uue ostma ja vana ja väsinud ja siin tuleks see robulasse saata. Ja siis kõik lihtsalt muigavad seal võib-olla kõrval selle peale. Mida ta tegi? Ta rääkis autoga. Ta ei suhelnud taga küll, auto vastu õiagi ei ütelnud, aga ta rääkis. Ja inimesed on harjunud sellega, et kui nad midagi negatiivset ütlevad mingisuguste asjade kohta, et see on nagu täiesti tavaline ja lihtsalt inimesed muigavad selle peale ja inimesed ütlevad igast asju tegelikult vahest välja ja vahet vahel just kasutavad ka igasuguseid roppe sõnu selle juures vahest ja mida nad räägivad asjadega. Ja tegelikult see on, kurat on selle ära nii-öelda pööranud või inimeste vale arusaamine on see ka, et nad on harjunud teatud negatiivseid asju väga hoolega asjade kohta välja rääkima. Aga see, et keegi läheks, ma ei tea, oma kodus, oma külmutuskapi juurde ja paneks selle peale käed, ütles, et Jeesuse nimel saa täis. Siis vaataks, see inimene on imelikuks läinud. Ja isegi kristlased vahest vaatavad, on imelikuks läinud. Aga Jeesus on meid õpetanud asjadega rääkima, sest et Jeesuse nimi on pandud üle iga nime. Ja kui sinul on erinevad aparaadid või asjandused kodus, mis iganes on, et siis pesumasin või külmutuskapp, siis sa võid julgelt öelda, sina toimid ja sina töötad ja funktsioneerid korralikult. Ja aastaid, sest sa oled õnnistatud. Amen, sest kõik, mille külge mina oma käe panen, see on õnnistud ja panen sellele käsi külge selle asjandusele. Ja see on vaimne seaduspära tegelikult, see on väga selge, me peame aru saama sellest ja kui isegi mingisugused asjad sul, ütleme, kui sa oled näiteks autojuht, siis hakkab jukerdama või midagi taolist, siis esimene asi ei ole, oi, vist hakkab ära väsima, oi, vist hakkab see jormas asi juhtuma. See võib olla, mis sulle silmade eest tundub, aga sulle on antud Jeesuse nimi ja see nimi on pandud üle iga nime ja sul on põhjus selle asjaga rääkida, anda talle käsklus. Nüüd Jeesus rääkis ka haigustega ja rääkis ka inimeste jäsemetega, võiks öelda. Siruta oma käsi. Ja ta ütleb küll selle inimesele sel hetkel, aga tegelikult ta räägib sisuliselt selle käega tegelikult. Ja see käsi, siruta oma käe ja see kuivanud käsi saab nende inimeste silme all terveks, sest ta oli rääkinud välja ühe sõna, mis kandis eneses väge. Amen. Ja me näeme mitmeid situatsioone, kus Jeesus ütleb teatud asju või ta ütleb kõrvadele, minge lahti. Ta rääkis kõrvadega. Mitte inimesega, kõrvadega rääkis. Ta ütles, et kas ta ütles inimesele, inimene ei pidanud lahti minema. Kõrvad pidid lahti minema, ta rääkis kõrvadega. Et me peame aru sellest sama, see on üks printsiip, mis võib olla inimese mõistusele nagu vastuoluline, aga see on printsiip, mis on piiblis sees. Me anname käskluse nendele asjadele, ütleme, kui me räägime haigustest ka, siis Jeesus väga sageli, kui ta teenis haiged või pani neile käsi peale, ta andis ka käskluse. Või meil on öeldud ka näiteks Peetruse ämm, kui ta oli ka haige ja raskes palavikus, siis ta ka, meie eestikeelne tõlge tõlgib selle, et ta sõitles seda palavikku. Ta tegelikult põhimõtteliselt ütles, sina palavik lahku põhimõtteliselt. Ma ei tea, täpselt sõnastust meil ei ole piiblis kirjutatud, aga see oli see, mida ta pidi nii-öelda mingil kombel teda sõitlemist. Tähendab, kui sa nagu ütled, et sina palavik kao minema. On ju, see ongi sõitlemine tegelikult ju. Ja põhimõtteliselt seda ta ütleski. Ja meil peab olema väga selge arusaamine ja ka usk sellesse, et kui meie anname käskluse haigustele, probleemidele, ka segadustele kaduda, siis nad peavad ka kaduma. Ja nüüd peame aru saama, vaata vahel ka mõned potentsiaalsed ka isegi õnnetused või hädad, need on oma olemuselt kuratliku päritaluga ja me peame ka andma käskluse, sest et Jeesus käsklus tuulel
ja lainetel olla vait ja vaga. Ta rääkis, sa küsid, see on ju ka ju mingis mõttes ikkagi reaalne nii-öelda asi, kui tegelikult tuul puhub ja lained lainetavad, seal on ju ikkagi loodusjõud selle asja taga ja ta rääkiski nende samade loodusjõududega. Amen. Nüüd lähme tagasi selle kirjakoha juurde. Ta ütles, et Jeesus pandi üle iga nime. Ja siis ta ütleb edasi huvitav asja siia 22. salmis ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele. Kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Nüüd, ma teen meelega seda korduvalt, et see jõuaks sinule südamesse. Nüüd, kus on minu jalad? Seal, eks ju. Kus on minu pea? Siin. Nüüd, kus on minu ihu? Siin kahe nende jalgade ja pea vahel põhimõtteliselt võime öelda. Nüüd, kui kõik pannakse minu jalge alla, siis kas ta on ka minu ihu jalge all? Kui kõik pandi Jeesuse jalge alla, siis kõik pandi ka Kristuse ihu jalge alla. See tähendab ka sinu jalge alla. Nüüd ma ei räägi mitte füüsilises mõttes, vaid vaimses mõttes. Nüüd vaata minuga koos Efeslaste kirja 2. peatükki. Ta ütleb, aga 2.4 siis. Aga Jumal, kes rikas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud, ehk siis päästetud saanud, ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud. Kas sa märkad, ta räägib samast asjast, millest see eelmine kirjakoht rääkis ja toob mõningaid nüansse nagu juurde siia. Asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Enne ta kirjeldas seda, et kõrgemal üle iga valitsuse võimu ja nime ja nüüd ta räägib siin siis taevalikust olukorrast. Kas pole nii? Ja Kristuses Jeesuses. Mulle meeldib just, mismoodi ka veel laiendatud tõlge ütleb seda sama 6. salmi, ta ütleb, ta on meid koos temaga üles äratanud, siis koos Kristusega ja on pannud meid koos maha istuma, andes meile ühise istumise koos temaga taevasfääris. Tänu sellele, et me oleme Kristuses Jeesuses. Messias võitus. Niisiis, sinule antud, mis asi siin? See kõlab väga pikalt, aga see on väga huvitav minu eest. Meid on pandud istuma ja meil on antud ühine istumine koos temaga taevasfääris tänu sellele, et me oleme Kristuses Jeesuses. Nüüd sina oled täna Kristuses Jeesuses ja sina oled koos temaga istuma taevalikus olukorras. Kõrgemal üle kõige valitsuse, võimu ja väe ja üle iga nime. See on see positsioon, kus sa täna oled. Sa ei ürita sinna saada, sa ei ürita seda saavutada. Nüüd eelmine kord ma rääkisin ka sellest just, kuidas me ei ole kuradiga sõdimas, et teda võita. Me oleme juba võidu saanud Kristuses ja nüüd me teostame oma meelevalda, me seisame, meie võitlus on usuvõitlus, et hoida seda positsiooni ja olla selles kinnes ja käia selles. Mõtmed kristlased on sõdimas kuradiga, aga piibel ju ütleb, et me peame kuradiga sõdima. Muuseas ei ütle. Me eelmine kord käisime, sa pead võib-olla otsima mu jutuse välja. Piibel ütleb seda, et meil on usuvõitlus ja me peame kuradile vastu seisma on väljend. Mitte võitlema. Kuidas ma siis võitle? Seepärast, et sul on võit käes, sa pead oma võitu teostama, ehk siis oma võitu uskuma ja sellest seisma ja kuulutama seda välja. Kui kurat tuleb ja hakkab segama, tekitama probleeme, tahab haigusi tuua, siis sina kasutad oma meelevalda ja ütled, et sa ei saa ja sa ei tohi teha, sest et mina olen pandud üle sinu. Amen. Nüüd, see on üks asi, millest me peame aru saama. Vaatame korra Rooma kirja 5. peatüki 17. salmi. Sest nii kaua, kui üks kristlane on kogu aeg sõdivas hoiakus ja sõdivas situatsioonis kuradiga, ta nagu öeldakse, et ta ei ole aru saanud sellest, et tal tuleb istuda oma meelevalla positsiooni ja seista vastu kuradile ja seista usus ja olla kindel selles, et see, mis Jumal on talle andnud, see on tema oma. Sa ei ürita saavutada seda, sa ei ürita midagi kätte saada, sa ei ürita asju kuidagi taevast alla paluda. Need on sinu sees, see pärand kuulub sulle, need on sinu omad tänasel päeval Kristuses. Rooma 5.17 ütleb, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud selle ühe läbi, ta räägib siis Aadamast, kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Mulle meeldib laiendatud tõlget lugeda selle salmi koha peal, sest see on nii mõnusalt kirjutatud.
Sest kui te ühe inimese üleastumise, eksimuse, süüteo tõttu valitses siis surm selle ühe kaudu, kui palju enam, siin on üks väga hea fraas juba, valitsevad elus kuningatena need, kes võtavad vastu Jumala ülevoolava armu, teenimatu soosingu ja õigeks mõistmise anni, mis seab nad õigesse seisusesse tema ees üheainsa inimese Jeesuse Kristuse Messia võitu kaudu. Niisiis, sind on kutsutud kui palju enam valitsema kuningana oma elus Jeesuse Kristuse läbi. Mitte oma egot teostama, mitte seda, et mina tahan toda, ei, vaid Jeesuse Kristuse läbi valitsema kuningana. Ja kuningas ei ole see, kes üritab, kui ta on juba valitsemas, ta ei ürita võitu enam saada. Ka kuradi üle me ei ürita võitu saada, me oleme saanud ja nüüd me kuulutame oma võitu välja. Kui probleemid on, kui kuskil on segadus, kui kuskil on haigused, kuskil on puudus, me kuulutame seda võitu, mis Kristus meile on andnud tänasel päeval, see on sinu oma. Amen. Sa oled võitja, mitte et sa saad võidu kunagi. Mõni ütleb, no aga meil on erinevaid probleeme, millega me maatleme. Aeg on selles, et sul tuleb astuda nendele probleemidele üle ja nendele pähe astuda ja öelda, et ma olen võit. Kuidas mul on võit, aga see probleem on ju alles. Iva on selles, me peame vaatama selle peale, mida Jumala sõna on ütelnud, mitte selle peale, mida me näeme. Sest et need asjad, mis meie ümber on, ajutised. Üks tõlge ütleb, see on üks kirjakoht muuses piiblis isegi, siis üks tõlge ütleb, et need alluvad muutustele. Meie ümber kõik materiaalne ühel päeval hävib. Kõik absoluutselt keeratakse kokku, kõik hävib tules. See on ajutine kõik. Amen. Mõnest mõtled, see kestab igavesti. See mõtle, kui kaua näiteks need Egiptuse püramiidid, kui vanad need on ja vaata, need nagu peaaegu igavesti kestnud. Ühel päeval nad on lihtsalt üks tuhk. Ja läinud. Nad on ajutised. Nüüd, ja kui sinu elus on mingi probleem, siis räägi temaga. Sa oled ajutine. Sina puudus oled ajutine. Haigus oled ajutine. Sina valu oled ajutine. Sina peavalu oled ajutine. Ja sa pead kuuletuma Jeesuse nimele ja olema ajutine. Lõpetama oma tegevuse ja lõpetama oma olemise, kus iganes. Ja sul on põhjust rääkida neid asju, miks pärast, sest Jumal on sind pannud valitsevasse positsiooni. See ei ole asi sageli, mida kristlikus maailmas väga sageli kuulutatakse ja õpetatakse. Paljud inimesed arvavad, et me peame olema alandlikud ja me, ega me midagi ei ole ja me midagi ei saa teha ja me midagi ei suuda teha ja madalamad kui muru ja mis iganes. Nüüd piibel ei õpeta seda. Nüüd samas, kui ma räägin sellest meelevallast ja sina pead valitsema, ma ei räägi sinu ego teostamisest. Mina tahan seda ja mina tahan toda ja mina tahan, et asju tehakse nii, nagu mulle meeldib. See ei ole üldse see. Ei, sõna kogu aeg jookseb läbi Kristuses, Jeesuses. Ma olen alistanud ennast Jumalale ja see, mida ma teen, on see, et ma teostan Jumala tahet oma suusõnadega ja kui ma valitsen, siis ma teen seda sellepärast, et see on Jumala tahe ja sellepärast ma käsin selle sündida. Kui ma käsin haigusel lahkuda, mitte sellepärast, et mina tahan sellest lahti saada, vaid Jeesus tahab sellest lahti saada. Kus sa tead seda? Sest ta kandis sinu haiguse tõved. Ta tahab sellest lahti saada, sellest haigusest. Kui sinu ihus peaks olema mingi haigus, siis Jeesus tahab sellest lahti saada. Tahab, et see kaoks sealt. Ja sul on õigus selle anda käsklus. Ja ta kirjutab selle alla. Ja ta on juba kirjutanud selle alla. Ja sinu tuleb nüüd anda ka omapoolne käsklus. Nüüd Mattuse 16 peatükk lähme 17 salmi. Nüüd Jeesus on siin rääkimas. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Markuse 16 on või? Jah, või ütlesin Matteuse, Markuse ikka. Markuse 16. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Ja siis järgmine fraas on, Jeesus ütleb siin. Meil eesti keeles ei kirjutada seda punaseks, aga ingliskeelsed piiblid paljud kirjutavad selle teksti punasena. Minu nimel. Nüüd ma arvan, et ma ei ole meelevaldne, kui ma paneksin siia taha isegi kooloni. Sest kui sa vaatad seda üldist konteksti, siis selleks on täitsa alust. Kuna algtekstis ei olnud, mis selle asja nimi oli, kas see oli
punktuatsioon või? Ma ei tea, mäletan. Kuskil ma olen kuulnud, mingisugune ilus sõna on olemas süke. Tähendab neid sama punkte ja komasid ja niisuguse nime asjandusi ei olnud minu arust algselt kreeka keeles olemas selliseid, algselt vähemalt. Nüüd ma usun, et ma võin siia panna kooloni. Minu nimel, koolon, nad ajavad kurje vaime välja, ehk siis Jeesuse nimel. Räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju, haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks. Nüüd siin on üks viga, mida kristlased selle juures teevad ja nüüd tänu Jumal on armuline ja laseb sellel toimida siiski hoolimata, isegi kui inimesed päris sellest aru ei saa. Aga vahest paljud inimesed mõtlevad seda, et see tähendab seda, et näiteks kui ma nüüd peaks kurje vaime välja ajama või siis kui ma panen haigete peale käed, siis ma pean ütlema selle juures Jeesuse nimel saa terveks. Nüüd see on õige, aga tegelikult selle taga on üks teine väga oluline element, mis inimesed ära unustavad. Mis tähendab minu nimel? Kui mina näiteks tänapäeval Eestis ütleme auto volitamine nii veel lihtsaks tehtud, pistad põhimõtteliselt selle auto dokumendid või selle dokumendid selle inimesele pihku või ütled, et nad on seal kuskil sahtlis ja annavad talle võtme ja ta võib minna ja sõita, sellest piisab. Et sul ei ole vaja isegi enam volitust kirjutada ega midagi taolist. Aga tehniliselt sa tegelikult volitasid seda inimest sõitma oma autoga. Ja kui ta paneb näiteks kiiruskaamerast mööda ja tal on seal, ütleme, 90 tsoonis näiteks 105 sees, siis trahv tuleb sinu nimele tavaliselt, kui sinu auto, sinu nimel see auto. Sa volitasid ja seal olid tagajärjed. Nüüd negatiivsed küll. Aga see räägibki sellest, et sa oled andnud volituse midagi teha. Ja see on nüüd see sama, millest siin Jeesus räägib. Ma volitan teid. See tähendab seda, et kui nüüd kui te kasutate minu nime ja teete neid asju, siis see on täpselt see sama väärne, et mina tegin seda või teen seda. See on see, mis see ütleb. Ja see küsimus ei ole selles, kas ma pean nüüd ütlema selle juures Jeesuse nime, vaid küsimus on selles, et sa tead, et sul on antud volitus seda teha. Ja see on palju sügavama tähendusega, kui ainult see, et sa ütled Jeesuse nime. Ja sa võid seda ütelda, aga see peaks sulle aru saamine peaks selle taga ka olema, miks sa seda ütled. Miks ma võin öelda haigus lahku Jeesuse nimel? Mitte sellepärast, et ma mõtlen, et see on lihtsalt üks ilus maagiline fraas, vaid sellepärast, et ma tean, et see on volitus, on antud mulle Jeesuse poolt. Ja nüüd ma ütlen haigus lahku ja Jeesus on selle taga ja see haigus peab lahkuma, sest kui minu suu ütles lahku, siis Jeesuse suu ütles ka lahku. Amen. Ja me peame aru saama, ja meil on Piiblis väga huvitav näha mitmed situatsioonid, kus isegi näiteks seesama see on see sõjapealik, kes tuli Jeesuse juurde. Ja kui sa loed seda lugu evangeeliumites, erinevates evangeeliumites, siis ühes variandis on öeldud, et ta ise tuli. Ja teises variandis on öeldud, et ta läkitas kellegi. Ma ütlen, nagu, kas Piibel on iseenesega vastuolus või sassis? Iva ongi selles, et Jumala jaoks siin ei ole vahet. Kui keegi volitati selle sõnumiga, siis see teeb sama välja, et tema tuli isiklikult kohale. Mismoodi? See ongi see sama arusaamine. See tähendab seda, et kui mina lähen ja seal on näiteks kuri vaim selles inimeses ja ütlen Jeesuse nimel, sinna pealt välja nimel, siis see on see sama hea, kui Jeesus tuli ja ütles ka välja. Ja nüüd mitu kurja vaimu jäi välja minemata, kui Jeesus käskis neil välja minna. Meil nii palju, kui meil need Piiblis on situatsioone, nad läksid välja. Ja samamoodi on ka see sinul antud see meelevald. Ja küsimus, mõni ütleb, äkki ma pean hästi kõvasti röögatama. Keegi ei keela sul selle juures röögatada, aga see ei ole see, mis on sinu usu aluseks. Sa võid oma hääle kähedaks karjuda ja igast trikke teha selle juures, aga iva on selles, et sa pead aru saama, mul on volitus antud. Mul on volitus antud, mul on meelevald antud ja mul on pandud üle selle. Ja see kuri vaim peab lahkuma. Nüüd üks oluline asi ka selle juures, või millega kurat ka sageli võib mängima hakata, on hirm. Ja inimestel on vaete vahel just tekib hirm teatud sükestes veirates situatsioonides tegelikult. Näiteks, mul tuleb meelde üks lugu, mida pastor Jonathan David on rääkinud, kui sa tead seda nimi Malaisias üks jutlustaja, kellega me oleme mingil perioodil olnud seotud. Siis ta rääkis sükest lugu, nad olid ühtede jutlustajatega peale mingisugust
kas oli mingisugune konverents või koosolek olnud ja nad olid ühiselt koos läinud sööma kuskile mingisuguse söögikohta ja sealses piirkonnas on päris palju igasuguseid kultuseid levinud, seal igasugused idamaised, igasugused mis iganes hinduismi ja igasugused muud värgendused. Ja nad läksid sinna söögikohta ja tema tuli nagu natukene hiljem järgi, kui teised olid juba kohale läinud ja teised pastorid olid sinna kohale läinud ja siis, kui ta sisse tuli sinna ruumi, siis kõik olid mingisuguses veidras positsioonis ja kuidagi väga ebalevad ja väga ebakindlad ja siis, kui nad sinna istusid sinna, siis nad näitasid seal üleval seina peal oli mingisugune ebajumala kuju suurelt sinna pandud, sinna mingisugune tehtud siuke mingi imekoll nii-öelda. See minu väljendus. Ja siis Jonathan David mõtles, et vaata, mis siin on ja kuidas me siin süüa saame ja kurjad vaimud on siin arvatavasti. Ja siis Jonathan David mõtles. Siis tuli meelde laulud 23. Ta katab meie ette laua meie vastaste silmal. Aamen, sööme. Ja nad asusid sööma. Ja kõik. Ja vaata, vähen inimesed kardavad igasuguseid veidraid asju. Siin on mingid kultus, siin on mingisugune kuri vaim. Näiteks see on siis Smith Wigglesworthi kohta. Räägitakse ühte lugu, mis ta ise vist on seda tunnistust pidanud andma, kuna seal kellegi kohal ei olnud. Ta oli ühel öösel kuskil magamas ja kuidas äkitselt tundis, et tema voodi hakkas vappuma füüsiliselt, kuidagi midagi raputati, mis iganes. Ja siis tegi silmad lahti ja kurat nii-öelda isiklikult lausa manifesteerunud nähtavalt oli seal samas ja raputas tema voodi. Ja siis ta ütles, et ma ei tea, kas ta ütles, et lõpeta ära või siis lihtsalt ütles, et sina ainult ja keeras teise külje ja magas edasi. Ja see peabki olema meie suhtumine. Inimesed vahest tõmblevad igasuguste veidrate asjade pärast ja hirmu on, see juhtus siin, äkki see nõid paneb sinu peale mingisuguse needuse ja vaatame ühte kirja kohta, selle asja kohta. Läheme Luuka evangeeliumi 10. peatükki. Mida Jeesus on ütelnud? Luuka 10:19. Siis need 70 tulid tagasi rõõmuga ja ütlesid, ta räägib siis Jeesuse jüngritest. Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime tõttu. Aga ta ütles neile, ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionite peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Nüüd ma loen sulle lainud tõlke, sest seda kindlasti laiendama, et see kõvemini kõlaks. Siis ta ütleb 19. salm, kuula hoolikalt. See on see, mida tuleb teha. Ma olen andnud sulle meelevalla, mida sa nüüd omad. Kiitus Jumalale. Tallata madusid ja skorpione ning võime kasutada meelevalda kogu vaenlase, siis saatana väe üle ja miski ei tee sulle ühelgi viisil kahju. Amen. See nõid võib saata oma needuse kuhu tahab, aga see ei saa minu pihta tulla. Ta võib teha seal surramurrasid ja igasugused trikke ja see ekstrasens ja posija võib teha ühte asja ja sinul peab olema usku sellesse, et see ei saa sulle mitte mingit kahju teha. Amen. Ja see on see, kuhu sina oled pandud kristlasena. See on see positsioon ja meelevald, mis sinul on. Mitte sellepärast, et sina oled tubli, mitte sina oled midagi saavutanud, vaid sina oled Kristuses ja tema on sinu kindlus. Ja tema on sinu tugevus. Amen. Ma olen mitmel korral vist käinud mingisuguses hiinapärases söögikohas, ükskord ka just tegin meelega pilti koos Budaga. Ja panin sinna ka kirja Facebooki, ta katab meile laua meie vastaste silma all. Suur Buda kuju oli seal kõrval. Mind ei häiri siuke asi. Sa mõtled, äkki seal on mingid kurja. No mis siis, väga võimalik. Kui sina näeksid vaimu maailma, siis kurje vaime on igasugustes kohtades tegutsemas ja nad on tegemas ja mis iganes. Inimesed mängivad igasuguste kultuste ja veidrustega ja Piibel ütleb, et inimesed on ju tegelikult selle kurjade vaimu meelevallas või ütleme kuradi meelevallas olnud. Ja suuremal või vähemal määral inimesed, kes Jumalaga koos selle käimas, lasevad niisugust asja tegutseda. Ja mõned inimesed, nagu öeldakse, kardavad igat asja, kuskil on mingisugune asi. No ja mis siis? Mine istu sinna Buda kõrvale ja asu sööma.
mõni mure, mis ta teeb siin, see on ju mingisugune, see ei ole mitte midagi, sest see on ebajumal, jumal ei tunnista seda mingiks, see on lihtsalt, kui kurjad vaimud mängivad. Nüüd samas sina ei peaks minema kummardama niisugustesse kultuse kohtadesse, nagu öeldakse, ennast eksponeerima või nii-öelda mingi, ma ei tea midagi sealt otsima või kas see on, kus siis tõde on. See on väga vale mõttelaad. Tõde on sul ammu käes, sul ei vaja sinna tõde otsima minna. Aga teades, et nendel asjadel ei ole mitte mingit meelevalda, nendel ei ole mitte mingisugust mõjujõudu ega mingisugust väge sinu üle. Ja miski ei tee sulle ühelgi viisil kahju. Miski ei tee sulle ühelgi viisil kahju, nagu Lainud tõlge. Ütle minu koos, miski ei tee mitte ühelgi viisil mulle kahju. Amen. Kurjad vaimud on reaalsed ja sa võid näha need vahest tegutsemas ja inimeste kaudu nad võivad manifesteerida, inimesed võib-olla võivad väga veidralt käituda, aga see ei saa sulle kahju teha, piibel ütleb seda. Sa pead sellest kinni haarama, eriti siis, kui tahab justkui tunduda, mulje jääb justkui, et nagu vaata, mis see juhtus ja too ütles. Nüüd mõnel inimesel meeldib vahest selliseid mingisugused kogemusi asju just rääkida, kuidas kurat kuskil tegi või mingi ekstrasens. Nüüd see ei ole see, mis sina peaksid rääkima. See ei ole see, mis sina peaksid uurima ja lugema ja süvitsi nii-öelda otsima selliseid põnevaid asju ja kuulma. Ei, sa räägi Jumala suuri tegusid. Jumala vägevusest räägi. Amen. Kiitus Jumala. Niisiis, sul on antud see meelevald. Sind on pandud sellesse positsiooni. Nüüd vaatame, nüüd aposttegudes me näeme, kuidas kasutatakse seda sama Jeesuse nime. See on see, kuhu ma selle jutuga pean jõudma ka rohkem ja rohkem. Aposttegude 3. peatükki. Nüüd sul on antud see meelevald ja sul on õigus seda nime kasutada. Nüüd see ei ole lihtsalt üks sõnakõlks, see ei ole lihtsalt ühe fraasi ütlemine kui selline või see on mingisugune nagu kombetalitus, et kui ma palvetasin, siis ma pean ütlema Jeesuse nimel. Ja sa võid seda ütelda, aga sa pead teadma, miks sa seda ütled. See on palju olulisem selle kõrval, kui sa seda ütled. Sest vahete vahel sa isegi ei ütle seda, sa tead lihtsalt oma volitust ja oma meelevalda. Apostlite 3.1 ütleb. Aga Peetrus ja Johannes läksid pühakotta palvusele, mida peeti 9. tunnil. Ja üks mees, kes oli ema ihust alates halvatu, toodi sinna ja ta pandi iga päev pühakoja ukse ette, mida hüütakse ilusaks ande paluma pühakojas käijalt. Nüüd, kui sa märkad, ta ütleb ema ihust alates halvatu. Nüüd, kirjelduse järgi me võime aru saada, et see mees oli seal sageli olnud. Nüüd nemad olid ka seal pühakojas ka sageli käinud. Ja väga võimalik, see ei olnud mitte esimene kord, kui nad seda meest nägid, ja väga võimalik, et ka Jeesus võis seda meest isegi näha. Sest ta räägib, et ta on ju nagu ema ihust alates ja teda pidevalt oli sinna pandud. Nii mõni võib küsida, miks Jeesus seda terveks ei teinud? Ja miks nemad teda veel terveks teinud? Sinna me jõuame natuke hiljem, aga vaata nüüd, mis edasi juhtub. 3. salm. Kui see nägi, et Peetrus ja Johannes tahavad minna pühakotta, palus ta neilt andi. Siis Peetrus ühes Johannesega vaatas temale otsa ning ütles, vaata meie poole. Nüüd see on üks huvitav asi. Me näeme, kuidas ta tõmbab tema tähelepanu enda peale. Nüüd see on üks väga oluline võti, kui sina oled inimene, kes on ka evangeeliumi kuulutamas või kellelegi tunnistamas midagi, siis on väga oluline see, et sa saad selle inimese tähelepanu. Ehk siis ta kuulab sind. Sest kui sa ei saa tema tähelepanu, siis sellel ei pruugi eriti suuri tulemusi olla. Sul on vaja mingil kombel saada tema tähelepanu. Ja me näeme siin, et nad kasutavad seda ära selle kaudu, et ta tahab midagi saada, ta tahab tegelikult raha saada. Ja ta sellepärast lootuses, et ta saab raha, on valmis selle tähelepanu pöörama. Ja aga Jumal oli nii-öelda, võiks olla väga tark ja kaval selle juures kasutas ära, et selle kaudu midagi muud hoopis temale anda. Ja siis vist ta ütleb, tema jäi teraselt neile otsa vaatama, oodates, et ta neilt midagi saab. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Nüüd ma teen korra pausi, ma olen kohe olulist asjad juurde siin ka, aga kas sa märkad, ta ütleb, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Mis tal oli? Kui ma lugesin ennem sulle, Jeesus ütles, minu nimel haigete peale te panete käed ja need saavad terveks. Jeesus oli andnud ka neile oma nime ja volituse seda kasutada. Ja see sama on ka siin. Nad teadsid, meil on volitus. Mul on antud volitus seda nime kasutada. Ja nüüd ma kasutan seda nime, sest Jeesus on andnud mulle volituse. Ja ma annan selle nime sulle.
Sest hiljem me näeme, ta ütleb just, et usu läbi tema nimesse on see sama nimi teinud tema terveks. Me näeme, ta andis selle nime, mis tõi ta alla tervenemise. Vaatame kohe, mis edasi ütleb siis. Ja see, mis mul on, seda ma annan sulle Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel, tõuse üles ja kõnni. Mõni ütleb, et kas ma pean siis lausa Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel ütlema, et siis ime sünnib. Küsimus ei ole selles, mis sa ütlema pead. Küsimus on see, et sa tead, missugune volitus sinu kätte on usaldatud, et sul on usku sellesse nimesse. Amen. Me ei tee mingisugust lihtsalt mingit sõnade korrutamist lihtsalt sellepärast, et me oleme õppinud mingi skeemi selgeks. Vaid see on see, et me usume, et mul on antud see nimi, mul on antud volitus seda nime kasutada ja nüüd ma ütlen selle nimel. Ja siis vaatame, mis edasi juhtub. Tõuse üles ja kõnni ja ta haaras kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja seda maits aitama jalapöiad ja luupeksed tugevaks. Ja ta kargas üles, seisis ja kõndis ja läks ühes nendega pühakotta sisse, kõndides ja hüpates ning Jumalat kiites. See on üks oluline element. Ma olen kunagi õpetanud vaimuandidest ja usu läbi tervenemisest. Ja siin on üks väga põhimõtteline erinevus. Nüüd, kui inimene saab terveks oma usu läbi, näiteks pimeda Bartimeuse puhul on öeldud, ta hüüab, et Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Ja siis ta Jeesus seisab eebal kuskil ja ütleb talle, või laske ta las ta tuleb minu juurde. Ja me näeme, Jeesus ei lähe tema juurde ja laseb pimedal mehel tulla enda juurde. Mõni ütleb, kas sa oled nahaal või kas sa nagu ei saa aru, et see inimene on pime, moodi sa käitud, nagu ei hooli inimesest üldse või. Et see on see, mida vahest inimesed võivad mõista sellest, kui meil tegelikult tahame lasta inimestel usus tegutseda. Ja näiteks sama, kui ma rääkisin sellest loost, see halvat või kuivanud käoga mees, Jeesus kutsub ta ühel situatsioonist ta ette ja ütleb talle, siruta oma käsi. Nüüd, mis asi on kuivanud käega mees või tänasel päeval me ei näe sükest asja, sest et tavaliselt, kui midagi analoogset juhtub inimesele, siis põhimõtteliselt see käsi amputeeritakse ära. Aga see oli tähendab seda, et oli siin, nüüd me ei tea käsi, kas see tähendas nüüd kogu seda kätt või tähendas see ainult alumist otsa või mis iganes. Ma ei tea täpselt seda, võid ise uurida, on see jutt siis nagu sellest käelabast, aga ei olnud mingi osa siis vähemalt sellest. Kui tõstmisest oli jutt, siis ma arvan, et see pidi rohkem ka see osa olema. Nüüd see põhimõtteliselt siin rippus otsas üks nii-öelda käsi, mis kunagi oli olnud elav. Mille nahk ja luud ja kõik on kuivanud ja siin on nagu öeldakse lihtsalt mingisugune könt või arvatavasti näpud ja asjad on küll alles, aga nii-öelda sisuliselt ta ei ole enam toimis, lihased on puudu siin põhimõtteliselt, nii-öelda midagi on lihtsalt rippumas otsas. Ja nüüd, kuidas sükest asja saab sirutada? Ja Jeesus ütleb, et tema peaks seda tegema. Nüüd see ongi sama usk on see, mis teeb seda, nii-öelda usub olematut. Ehk siis nagu Jeesus või oma sõnaga ütleb, et Jumal räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Ja Jeesus annab käskluse, ütleb selle käele, mis on halvatud või ära kuivanud, liiguta ennast nüüd. Ja nüüd see mees, mida ta tegi, ta arvatavasti usus, et kui Jeesus on ütelnud tõsta oma käsi, siis ta hakkab midagi siit liigutama, mis iganes siit ka liigub. Ma ei tea, kas või aitas teise käega või mis moodi ta iganes ta tegi. Ta hakkas midagi liigutama ja nüüd Jumala vägi tabastada, kui tema tegutses usus, oma usus. Ja selle inimeste silme all pidi tekkima sinna käele, peale, iganes lihased, närvid, kõik kogu see, mis oli ära kuivanud, seda samas loov ime täiesti. Ja meil on aeg uskuda ka sellist tüüpi imesid tänasel päeval. Me oleme liiga vähe näinud ainult selliseid nii-öelda asju, kus ütleme, see aja jooksul midagi muutub, läheb paremaks, aga kus toimub loov imes ilme all, midagi saab loodud inimese ihu peale, mida ennem ei ole olnud lihtsalt. Amen. Või see, et ka isegi, et jäsemed, mitte, me oleme rääkinud sellest, kuidas ütleme, Jumal on neid nihutanud või me nimetame seda kasvamiseks vahest. Ta ei ole sõna otsas mõttes alati kasvamine, vahest Jumal nihutab õigesse asendisse käed, mis üks on teisest lühem või jalad, mis üks on teisest lühem. Aga kui on sõna otsases mõttes, seda jäset ei ole, kus Jumal paneb uue käe otsa, uue jala otsa. Amen. Ja sellised imesid on juhtunud eri aegadel. Aga meil on aeg uskuda ka sellised imesid, Jumal tahab ka tänasel päeval teha. Aga nüüd me tagasi selle juurde, miks ma seda räägin seda usu läbi
sirutamist ja tegimist. Siin selles situatsioonis me näeme, see mees ei siruta usu läbi, see mees ei hüppa usu läbi ülesse, vaid me näeme, mida Peetrus teeb, läheb ja haarab tema käest kinni ja tõmbab ta ülesse. Kas pole, vaata, kuidas ma loen seda uuesti. Ta haarab kinni tema paremast käest ja aitas ta üles. Ja kui sa märkad nüüd, kui ta on teda seal üles sikutamas, siis sel hetkel juhtub midagi. Ja seda maid said tema jalapöiad ja luupeksed tugevaks. Ja seda, et see mees on, nagu öeldakse, tema jalad ei kanna, need on nagu lihtsalt mingid nagu, mitte toimivad. Ja nüüd, kui ta hakkab teda üles kangutama seal, kuidas iganes kätest hoides või kuidas iganes, siis äkitselt need hakkavad funktsioneerima. Miks pärast? Sest siin on tegemist üleloomuliku usuga ehk siis vaimuanniga. See on seesama, kus Jumal oli tal andnud selgelt südamesse, nüüd on aeg selleks tegutseda ja nüüd Jumal annab selle ime. Nüüd see on midagi sellist, mida me ei saa, nagu öeldakse, plaksti niimoodi lihtsalt tööle panna. See on midagi sellist, sa tead lihtsalt, et nüüd Jumal teeb selle ime. Ja ka sellisel kombel Jumal võib lasta inimesi ratastoolidest välja tõmmata. Aga sa pead teadma, et Jumal on lasknud seda teha. See ei ole midagi sellist, mis me läheme lihtsalt ja teeme nii-öelda show pärast. Ei, see on usuand. Ja me näeme, siin on seesama hakkas toimu see üleloomulik usk, mis Jumal andis äkitselt neile. Nüüd ta läheb ja tõmbab ta ülesse. Ja mis edasi juhtub? Tema jalapöiad ja luupeksed sai siis tugevaks ja ta kargas üles. Nüüd me näeme, et see ime on väga äkiline. Et seal midagi, mingis iganes korrast ära olid need närvid või luud või lihased, ma ei tea täpselt, kui ta ema ihust alates oli arvatud, siis ikka parasjagu kapitaalne oli see asi. Et tavaliselt inimene ka, kui ta on sellises olukorras olnud, ja kui ta isegi saakski nii-öelda käima, siis me teame, karstiteadus ütleb, et enamasti selline inimene peab õppima, kõndima ja ta peab nii-öelda, võib-olla ütleme paljud, kes igasuguste mis iganes on erinevad teraapiad ja igasugused asjad, kui nad aitavad inimestel isegi taastuda, kui nad on mingisuguse kombe kaotanud, siis on ka see, et nad teevad igasugused harjutusi nendega, nad harjutavad ja käivad teatud nendele arstide poolt tehakse need erinevad, mis iganes need seansid on. Ja tänu Jumalale, et sellised võimalused on olemas inimestel, aga Jumalal on midagi veelgi üle selle olemas. Ja me näeme, see on üleloomulikult loov ime ja inimene, kes ei olnud käinud, nüüd ta lihtsalt mitte ainult ei käi, vaid ta lausa kargab üles, seisab ja kõnnib ja nüüd ta läheb ühes nendega pühakotta kõndides ja hüpates lausa. Et seesama, kes oli ennem täiesti halvatud, ta hüppab, selle kõnnib ja hüppab ja ta on nagu öeldakse ilmselgelt, mis pärast ta on niivõrd vaimustuses, ta on niivõrd põnevil sellest, mis Jumal on teinud. Amen. Nüüd see on see, mida Jeesuse nimi teeb. Amen. See nimi on sinu kätte usaldud, selles nimes on võidmine, selles nimes on imed ja selle nime välja kuulutamisel see asjad hakkavad toimuma ja see nimi on antud sinu kätte, sul on volitus seda kasutada. Amen. Iga ühel, ükskõik oled sa noor või vana, sul on voli seda kasutada ja käskida asjadel juhtuda. Amen. Mul tuleb meelde üks lugu, mida kui sa tead nimesid nagu Charles ja Francis Hunter, tänasel päeval mõlemad on juba taevas, ühed minu jaoks olnud väga inspireerivad jutlustajad omal ajal, kes tervenemisest on rääkinud. See oli kõige esimesed videod, mis ma nägin üldse tervenemise teemast nagu. Ja siis see segame ja see on siis Francis oli see, see on naisterahvas oli tema. Tema rääkis ühte tunnistust, kus üks lasteaia kasvataja oli lastega ujumas ja ta oli ka sellel sama vist sarnasel koolitusel käinud, kus olid ka Jeesuse nime kasutamisest kuulnud ja Jeesuse nime meelevallast, et meil on Jeesuse nimes meelevald ja me peame seda kasutama ja me peame tegutsema selles Jeesuse nime kasutades. Ja ta olid lastega siis seal ujumas ja siis ta muidugi seal hoolsalt ilusti jälgis asju, aga midagi seal juhtus ja kuskil kas kellegi tähelepanu ei olnud piisavalt ja üks laps uppus ära. Kuidagi sinna võib-olla isegi madalasse vette ja keegi seal siis kantsid ta kiiresti sinna välja ja ta nagu öeldakse mingisugused nii-öelda elureaktsioone nagu ei olnud üldse enam ja ta oli täiesti seal ikkagi lebas maas. Ja nagu öeldakse, ta läks sinna ümber ja kõik inimesed olid kes ümber ja ta mõtles ja midagi kerkis temas üles. Kasuta seda sama Jeesuse nime ja hakka rääkima nende asjadega, mis iganes võib-olla temale olla, et need hakkaks toimima. Ja ta läks selle sama, minust oli poiss, ja ütles Jeesuse nimel vesi, tule tema kopsudest välja. Jeesuse nimel kõik hakkake funktsioneerima ja käskis Jeesuse nimel nii-öelda kõik asjal toimuda. Siis on teine asi, tuli meelde ka veel, vahest on vaja midagi praktilist teha.
Ja siis ta keeras ta vist ka natuke teistpidi, et kõik see saaks füüsiliselt ka välja voolata. Ja siis nagu öeldakse, Jeesuse nimel ma käsin, hakka tööle, hakka toima, tõuse ülesse ja plaksti sellel poisil tuli vesi kõhu, mis iganes, oli see siis kopsudest või kus ta iganes parasjagu oli, tuli kõik välja ja ta hakkas köhima ja ärkas ülesse, kiitus Jumala. Mõni ütleb, et no, võib-olla ei olnud surnud. Iva oli selles, et ta sai elama ja tema asjad said korda ja kiitus Jumalale. Ja mis pärast seda, see naisterahvas oli väga süke vaikne ja kuidagi vaos hoitud olnud. Pärast seda ta oli üks julge lõvi, kes teadis, et Jeesuse nimi töötab ja toimib ja äratab kasvõi isegi surnud üles ja toob väga kriitilistest olukorradest välja. See on see sama aru, meil peab olema see arusaamine, meil on antud see volitus kasutada seda nime, mis iganes situatsiooniga sa silmitsi oled, mis iganes olukorra sa silmitsi oled, et sa lihtsalt ei vaata pealt ja no, mis mina saan teha, kõik on läbi, kõik on nii-öelda möödas. Ei ole. Sul on antud see nimi, kasuta seda nime. Astu selle asjale pähe, kasuta seda nime ja las Jumala õhuta üles ka oma tavaline usk. Vahest võib tulla üleloomulik usk selle juurde. Sest et see on ka selles situatsioonis, sa astud ja tegutsed ja hakkad tegema seda, mis sa tead kõige paremini teha ja Jumal paneb plaksti üleloomuliku usu sinu kätte ja äkitselt asjad hakkavad sündima, milleks sa ei ole üldse isegi valmis olnud või milleks sa ei ole, mida sa isegi ei ole oodanudki. Vaatame korra siin Apostlite 3:16. Selle sama loo üks väike nagu kokkuvõte, mis Peetrus siin, kui ta räägib selles jutluses ja ütleb siin, mis siis juhtus siin selles situatsioonis. Ta kirjeldab nagu seda teise külje pealt, ütleb ja usu läbi tema nimesse. Kas märkad, millesse? Jeesuse nimesse. On tema nimi teinud tugevaks selle, keda te näete ja tunnete ja usk, mis tuleb temalt, on sellele andnud täie tervise teie kõikide nähes. Nüüd me saame aru selles kontekstis, see usk ei olnud mitte selle mehe südames, sest tema tundub, et ta eriti palju ei teadnud nendest asjadest, aga see usk oli Peetruse südames. Mis asjasse? Sellesse nimesse. Usk Jeesuse nimesse. See, et kui mina ütlen, et hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on antud volitus seda nime kasutada ja annan selle käskluse, siis see üleloomulik usk tuleb esile ja ma lähen ja tõmban selle mehe üles, see tõuseb üles ja hakkab hüppama ja hakkab kiitma Jumalat, tänu Jumalale. Amen. Ja see sama usk tuleb esile. Amen. Nüüd lähme Heebra kirja esimesse peatükki. Nüüd selleks, et meil võiks olla see usk Jeesu nimesse, me peame teadma, mis selle nime taga on. Heebra 1. Ja 1. Ta ütleb, kui Jumal muiste mitu korda on mitmel kombel vanemaile rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on teinud maailma ajastud, kes olles tema aupaistus ning ta olemuse kuju ja kandes kõike oma vägeva sõnaga pärast seda, kui ta iseenese läbi oli toimetanud meie pattude puhastuse, istus au suuruse paremale käele kõrguses. Kui sa märkad, nüüd ta räägib jällegi sarnasest asjast, mis me leidsime seal Efesuse kirjas. Ta istus siis sinna au suuruse paremale käele kõrguses ning sai seda ülemaks inglitest, mida kõrgema nime ta on pärinud kui nemad. Nüüd sa märkad, ta räägib, et Jeesus on pandud isa paremale käele ja ta on pandud kõrgemale üle kõige nime ja me näeme ka ta päris nime. Nüüd see on üks oluline asi ka, et see, et tema on ise kõrgem üle kõige iga nime, aga et tema nimi on üle kõigi. See nimel on väga suur tähtsus ja me vaate vahel nii-öelda ei ole selle taustaga kokku puutunud, ütleme aga just juutide jaoks nimi oli väga tähtis asi. Kui sa uurid näiteks Piiblis läbivad nimed, kõik inimeste nimed, nendel on tähendused. Nendel on alati tähendused. Ja me näeme, ja nendel oli Jumala poolt isegi antud tähendus sageli just selles mõttes, et nad kutsusid seda inimest selle nimega sellepärast, et ta on see või see, mis on tema nii-öelda, ma ütlen, elu kutse, 2 sõna tähendab, mitte 1 sõnas isegi, mis on siis, mis see kutse on tema elus nii-öelda. Ja see oli sellega seotud, mis oli tema nimes. Abraham ehk siis tõlkes
paljude rahvaste isa. Tema ülesanne on olla paljude rahvaste isa. Ta peab kõigepealt saama siis esimese lapsena Iisak ja sealt tulevad paljud rahvad. Ja see nimi rääkis seda, kes ta on. Ja nüüd me näeme ka Jeesus. Seda sa võid ise uurida. Natuke isegi uurime praegu siin. Aga ma just, et tal oli ka üks volitus, üks kutse, tema roll ja seesama on selle nime sees. Ja kui see nimi on pandud üle kõigi nime ja tema ise on üle kõigi nime ja kui sina kasutad seda nime, siis sa oled sellest samast positsioonist seda välja ütlemas. Nüüd pane tähte ühele huvitavat asja veel siin. Kuna me räägime seda, et meie oleme koos Jeesusega taevalikus olukorras kõrgem üle kõigi valitsuse üle iga nime. Ja sa märkad siin, sa ütleb ka veel huvitav fraasi 4. salmi alguses ning sai seda ülemaks inglitest. Nüüd vahetevahel ka isegi kristlased ei tea, mis positsioonis nemad on inglite suhtes. Ja kui neil peaks mõni ingel ilmuma või isegi, tegelikult sa ei pea alati neid nägema ja ära otsi ka kindlasti. Ära kunagi otsi mingisugust vaimulikku kogemust või nägemust, et ma tahan seda või Jumala käest palu seda. See ei ole piibeli praktika. Sa võid sedasi saada küll ühe vaimuliku kogemuse ja see ei ole üldse vaimulik tegelikult. Ehk see võib kuri vaim sulle ennast ilmutada, väga veidra asju võib inimene saada. Sest et piibel ei õpeta meile, et meile seda peaksime paluma. Nüüd Jumal võib seda teha oma initsiatiivil ise. Aga kui sa peaksid kas või seda inglit nägema, nüüd samas sa tead ka seda, et inglid on tegutsemas. Piibel räägib meile, mul ei ole aega sellega tegeleda, ma olen ühe seeria kunagi õpetanud inglitest, aga nüüd iga ühe sinu elus või sinuga koos on pidevalt üks ingel. Piibel räägib seda, et see on juba, et see laste puhul on juba nendega kaasa olemas ja samamoodi on ka sinuga jätkuvalt, see ingel ei lähe minema. Me vahest nimetame teda kaitseingliks. Nüüd tal on see oma nii-öelda roll olla selles kaitsvas positsioonis. Aga piibel ütleb, et nad alistuvad ja kuuletuvad Jumala sõnale. Tähendab ka seda, see, mida sina räägid. Kui sina räägid, et mul alati ikka õnnetused juhtuvad ja oi tea, mis igasugused õudusi võib juhtuda ja oi, see on süke. Ja kui sa nägid negatiivsed asja, siis see ingel on justkui käed seotud ja ta lihtsalt vaatab eemalt. Sina soovisid, sest et sina väljendasid oma soovi, sest et sa oled pandud üle tema. Küsid, kas ma võin anda inglitele lausa käsklusi. Nüüd vastavalt Jumala sõna volitustele, mitte see, nagu mis midagi pähe mul tuleb ja mis iganes sul korda läheb. Amen. Tegelikult väga paljus, kui sa kuulutad Jumala sõna tõde, siis nemad on kuulmas seda sama usu käsklust ja lähevad ja tegutsevad. Ja see on see, kuhu sind on pandud. Ja see Jeesuse nimi on pandud ka üle iga ingli. Ja kui me vaatame taevalikku hierarhiat, siis saad aru, me kõiki ei saa sinna sellesse struktuuri täpselt paika. Jumal isa kõige üle. Jeesus, kes on ennast otsustanud talle alluda ja ka püha vaim temaga koos, kes on ka samuti osa Jumala kolmainusest. Ja nüüd tuled sina inimesena nende alluvuses järgmisena hierarhilises edetabelis, kui niimoodi vaatame. Ja siis sealt tulevad edasi inglid ja kuskil seal siin talla all on ka kurjad vaimud. Ja ma ei ütle seda ainult pilkamise pärast, vaid see on see, mida piibel ütleb. Amen. Ja see on olemas üks vaimulik hierarhia. Inglid ei ole sinust üle. Et me ei peaks, kui Jumala ingel peaks ilmuma, me näeme küll, ütleme, Uues testamendis erinevates kohtades, kui inglid olid isegi ilmusid inimestele nähtavalt, siis inimesed olid ehmunud. Mis sa arvad, miks? Sellepärast, et nad ei näinud selliseid inglikesi, mis on tavaliselt joonistatud mõningates, isegi vahest kirikutes nende seinte peale, mis on siis väikesed palja pepuga poisikesed. Ma arvan, et kui selline ilmuks, siis ma küll ehmunud ei oleks. Siis ma mõtleks, et kas mul ka kõik korras on. Kas ma olen pitsat söönud liiga palju või midagi taolist. Selles mõttes, ja piibel ei anna selliseks ingliks ühtegi kirjeldust muuses. Sa võid näha enamus piiblis, mis on ingli välimuse kirjeldused, nad on suured mehe välimusega. Nende sugu ei ole tegelikult tavaliselt kvalifitseeritud, aga nad on mehe välimusega, sest nad on suured ja tugevad inglid nii-öelda, ja ka sageli inimesest arvestatavalt suuremad, isegi füüsiliselt. Väga sageli võivad olla. Ja sellisel kujul on nii piiblis neid kirjeldatud ja näiteks ka kui karjastele ilmusid inglid, seesama Jeesuse sünnilooga seoses, siis seal ei olnud ka väikesed nii-öelda palja pepuga poisikesed ei ilmunud, vaid me näeme, need olid kõik ehmunud, need karjased.
ja need inglid olid rääkimas ja see on omaette teema, sa võid ise uurida seda, see on väga huvitav ja tark teema tegelikult teada kristlastena sellest. Et meil peab olema usku, sest lõpuaegadel Jumala inglid saavad palju rohkem ja rohkem tegutsema ja ka tegutsema isegi ka inimeste tervenemise juures. Ma viskan mõningaid asju välja, ma pean neid lahti seletama, et inimesed imelikult ei mõistaks neid asju. Mis selle tervenemise juures sa mõtled? Meil on üks lugu piiblis olemas, kus Petsata tiigi ääres on terve hulk haigeid seal istumas ja ootamas, kuni ingel tuleb alla ja segab vett. Ja see, kes esimesena sisse sai sinna vette, sai terveks. Nüüd mõni ütleb, et see on väga omapärane ilming või kogemus. Meil on see piiblis järelikult Jumal ja Jumal ei ole muutunud. Ta võib ka sellisel kombel tegutseda tänasel päeval. Nüüd, mis me sellest õpime? Räägime printsiibist, mitte täpselt tehnilisest väljendusest. Näeme seda, et selle ingli kätte oli usaldatud Jumala tervendav vägi, mida ta sai mingil kombel siis sinna vette lausa panna ja kui inimene sai selle väega kokku, ta sai terveks. Nüüd, kes teda tervendas? Ilmselgelt mitte ingel ei olnud tervenda. Üks asi ka jälgi, kunagi ei peaks rääkima mingist tervendajatest inglitest või tervendavatest inglitest, see on ebapiibelik, see on valeõpetus. Vaid me räägime sellest, et Jumala ingel võib vahendada tervenemist. Jumala tervendat väge ja Jeesus on tervendaja, Jumal on tervendaja, aga ta võib vahendada. Mis see võib vahest olla? Ka meil on seda siin mõned korrad on toimunud, kus on tulnud õhutus just sellest, et siin on Jumala ingel on tulnud kohale ja tal on kellegi jaoks lausa organ, mis on temal vaja ja Jumal on tulnud ja plaksti selle inimese ihusse pannud. Kas selline praktika on piibelik? Me näeme selle eeskuju põhjal, et see on piibelik praktika. Me ei pea pimesi mingisuguseid kogemusi kohe alla neelama. See peab olema nagu oleks positiivse viljaga ja ka piibelik eeskuju selle asja juurde. Ja meil on üks juhtum vähemalt siin, ma ei tea mitu kuud tagasi see oli, meil oli ülekannet vaatamas Võrust, inimene arvatavasti on täna ka vaatamas, Reet, ja ta oli seda vaatamas ja mul oli tunnistus, et meil on siin tulnud üks ingel siia ruumi ja ma ei näinud nägemust isegi, ma teadsin väga tugevalt oma südames selle. Ja tal on üks sise või täpsemalt seedeorgan on tal kaasas. Ja ma ei tea täpselt, mis see on, mul ei olnud nagu selgust, mis see tüüpi see oli. Ja ma ütlesin selle välja siin saalis kedagi ei olnud. Ja siis äkki ma teadsin, see on keegi, kes on vaatamas ülekannet. Ja ma teadsin lausa nimeliselt, osalt ma teadsin loomulikult, et tal oli probleeme just seedesüsteemis ja see oli sapi põis vist või? Oli või? Ja mis see oli? Ta ei ole võimalik meile öelda praegu. Jah, üks sinnapoole see oli igal. Ja siis ma palusin ta eest selle nii-öelda videoülekande vahendusel ja Jeesuse nimel ütlesin, võta vastuse ja Jumala vägi tabastada, pärast temaga suheldes saime tagasisidet, Jumala vägi tabastada ja samal õhtul, kui ta oli pidevalt seedimisega probleeme ja õhtul isegi söömisega, ta ei saanud eriti seda praktiliselt normaalselt teha, ta läks ja sõi ühe korraliku õhtusöögi ja Jumal, ma olen täiesti veendunud, pani talle vähemalt uue sapipõie ja arvatavasti, kuna see oli laiemalt, see võis olla isegi muud veel, mis oli vaja. Kiitus Jumalale. Nüüd, mis see teeb? Jeesus on tervendaja, Jumal tervendab, aga ta võib kasutada selleks inglit, kes seda vahendab lihtsalt. Et see on piibelik praktika ja me näeme, sa võid uurida ka kristluse ajaloost erinevaid ütlustajaid, kellel Jumal on lasknud sellise analoogsel viisil tegutseda ja teenida ja nii-öelda viljast on see, mida me räägime, katsume, kas see on õige või vale. Ja me ei hakka kummardama ingleid, me ei ülista neid kunagi ja me peame aru saama, et me oleme lihtsalt selles positsioonis, Iibel ütleb, nad on teenijad vaimud. Amen. Ja Jumal on andnud meile nende üle meelevalla ilmselgelt Jeesuses Kristuses. Nii siis lähme tagasi siis. Jeesus päris selle nime. Ja see nimi on antud sinu kasutada. Jeesus on selle pärinud ja me näeme Jumal isa oli see, kes andis talle selle nime. Nüüd, saad aru, see on just see, mida see nimi sisaldab. Ta oli ennem seda ju Jeesus ja pärast seda oli ka Jeesus, aga sellegi poolest me näeme nüüd seesama meelevald ja see positsioon ja seesama, mida see nimi sisaldas, see on nüüd sellest hetkest saalik, kui ta on surnud üles tõusnud ühes hoopis teises tasemes. Amen. Nii, lähme Filiplastele 2.5. Filiplastele 2.5 ütleb, olgu teilt samasugune meel, mõned tõlked ütlevad ka meelsus, mis oli ka Kristusel Jeesusel.
kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune. Me näeme sellest, siis ta räägib sellest, kuidas Jeesust otsustas tulla ja sündida inimesena ja saada inimese sarnaseks ja loobuda oma jumalikust positsioonist ja loomusest. Ja nüüd ta ütleb, vaid siis loobus iseenese olust ning võttis orja näo saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades sõnakuulelikuks surmani. Pane tähele, see on väga oluline element. Ta räägib siis, ta alandas iseennast, ehk siis ta otsustas kuuletuda Jumalale Isale, saades siis sõnakuulelikuks surmani. Ta suri risti peal ja ütlebki pealegi risti surmani. Nüüd sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja andnud temale nime üle kõigi nimede. Et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved nii hästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on issand Jumala Isa auks. Kui sa märkad, see nimi anti talle, mille pärast? Tänu alandlikkusele ja tänu sõnakuulelikkusele. Nüüd selleks, et see nimi ja selle nime meelevalt ka sinu elus toimiks, on sul vaja elada alandlikkuses ja ka sõnakuulelikkuses. See ei ole lihtsalt see, et ma kukun lihtsalt Jeesuse nime ütlema ja käskima igast asju ja tegema jäiki Jeesuse nimel. Väga oluline on see, et sa elad alandlikkuses. Mis asi on alandlikkus? Ma ei ole midagi väärt. Ei, see ei ole alandlikkus. Alandlikkus on see, ma olen see, kes ma olen Kristuses ja mida Jumala sõna on ütelnud minu kohta. Muuseas, sina oled väga palju väärt. Ja sinu väärtus on tohutu. Siis, mis on siin? Mina ei ole midagi väärt. Jeesus on sinu eest surnud ja ta on andnud sinu eest iseenese. Siis ta hindas sind nii väärtuslikuks. Ja seda ei saa rahanumbritesse panna. Vahest mõni inimesed mõtlevad, mis inimelu on väärt. Ja siis nad üritavad mingi rahanumbrisse või väärtustesse panna. Mõni ütleb, et miljon või midagi rohkem. Jeesuse elu on sinu elu väärt. Ja see ei ole rahanumbris mõõdetav. Ja me saame aru tegelikult, Jumal on selle tõie taga veel lisaks sellele. Sinna peetud ülimalt väärtuslikuks. Ja kui sina ütled kogu aeg, mina ei ole midagi väärt, siis sa räägid midagi väga valesti. Jumal on ütelnud sinu kohta, sina oled tema silmatera. Jumala silmatera. Ahaa. Nüüd kuna me ei ole kuskil Jumalat näinud ja meil ei ole Jumala välimust kirjeldatud Piiblis kunagi, aga ta siiski ütleb, et sa oled tema silmatera. See tähendab seda, et kui sina pead oma silmi väga oluliseks, on ju nii, Jumal on loonud sulle isegi need laud ja asjad, mis pärast, ja see on hämmastav, nüüd ära tee seda väga jõuliselt, aga kui sa üritad näppu silma panna, ei lähe. See laud läheb plaksti kinni. See on see reaktsioon, mis on sulle pandud. Ja kui midagi peaks olema mingit ohtu või midagi tällist, isegi sinu silmalaug läheb plaksti koha alla ja kaitseb seda silma. Ja mis räägib just sellest samast hoidmisest ja kui väärtuslik sa oled. Amen. Ja teine asi, mis Jumal sinu kohta ütleb, on ta on sind teinud kardetavaks imeks. Mõned inimesed lähevad peegli ette ja neil meeldib seal ennast maha teha. Vaadata seda, kui kõver nende nina on või kui kaugel nende kõrvad peast on või mida iganes. Jumal ei ütle, et see on kole ja see on hirmus ja see on õudne ja mis iganes. Lõpeta enda kohta selliste asjade rääkimine. See on ebapiibellik. Amen. No aga vaata, see on selline ja see seal Playboy peal on selline ja tollene. Ma tahaks ka nii ilus olla. Nüüd, kes see ütles, et see on ilu etalon? See on üks väga vildakas. Enamus, kui me räägime praegu naisterahvastest, ma ei hakka sellesse teemasse liiga detailselt minema, aga enamus naisterahval ei ole sellise välimusega nagu need seal Playboy esiküljel. Ma loodan, et sa võid ajakirja ja vaata. Ma ei ole ise ka seda vaatamas. Aga enamus ei ole sellise välimusega. Ja see ei ole ilu etalon. Jumal on loonud sind ilusaks ja see, kas sa oled sellise omad seda teist kolmandat keha vormi midagi taolist, see ei ole see, mis näitab, kas sa oled ilus või ei ole ilus. Ja ära võta siuksed pilte enesele eeskujuks, kelle moodi sa tahad olla. Amen. Sa ei pea olema nende moodi. Nüüd keegi inimene, kui ta on, tal siuksed vormid või mis iganes tal on, las ta olla.
sageli, kui keegi inimene on väga süke, ma lähen natuke detailsemaks, väga vormikas, ma ei mõtle nii-öelda kaalus mõttes, aga tal on teatud kehavormid on väga nii-öelda, ütleme suured, ma ei hakka rohkem mõtlemegi palju, aga ta peab mõtlema sellega ja arvestama oma riietusega, et ta ei eksponeeri ennast. Amen. Vahest naisterahvad ei mõtle selle peale ja nad eksponeerivad ennast sellisel kombel, mis ei ole sobilik päris. See on tänapäeval vahest vaja õpetada siukseid teemasid ka. Ja ma inimene nagu ei mõtle selle peale, mismoodi ennast riidesse paneb. Ja vahest isegi kogudusse tuleb, nagu öeldakse, tal on miniseelik kuskil siin ja nagu öeldakse, tal on mingid liibuvad riided ja see ei ole päris okei. Ja see muuseas Piibel tegeleb sellise teemaga. Ta ütleb, et nendel inimestel tuleb õpetada korralikult või nii-öelda viisakalt riietuma. Piibli kirja kohta üles otsima või? On olemas, eks ju? Timotuse kirjas. Järelikult seda on vaja meil vahest õppida selle peale mõelda ja sa pead mõtlema. See ei ole see, et te olete nii vanamoelised juba, te ei tea moest midagi, üritate ainult nagu öeldakse kraekõrini ajada ja ei tohi miski nagu paista. Ja... See ei ole selline mõtlemine, aga me peame natukene mõtlema seda, et me peame ikkagi viisakad ja me esindame Jumalat välja nägema. Amen? Okei. Kui sa tahad detaile teada ja nüansse teada, siis küsi Kai käest. Mina ei hakka naisterahvastele juhatama, mismoodi sa täpselt riides pead olema ja mis iganes, aga see on siiski, tasub selle peale mõelda. Kiitus Jumal. Võtta, kus me jõuame igasugustest asjadest. Okei. Kus me läksime. Lähme tagasi siis selle juurde, et siis Jeesus Kristus, ta on selle nime, siis esmalt me näeme Jumala isa pärandas talle, siis me näeme tänu alandlikkusele, sõnakuulelikkusele, ta sai nime, mis oli tohutu sisuga ja tohutu väärtusega. Amen. Ja nüüd lähme Kolosslastele 2.15. Kolosslastele 2.15. Ta räägib siis Jeesusest. Sellest, mis ta on teinud. Ta riisus ülemustelt ja võimudelt. Nüüd saad aru, et siin ei räägita ei presidendist ega peaministrist, eks ju. Va räägib kurjadest vaimudest. Ülemustelt ja võimudelt relvad ning tegi nad avaliku pilke alusteks, võidutsedes nende üle Kristuses. Eelmine kord me käisime seda kirja kohta üle. Me näeme seda, et meil on võit Kristuses juba täna käes. Me ei ürita kuradi üle võitu saada. Meil on see täna käes. Ja me näeme, Jeesus tegi seda meie eest. Ja nüüd see võit on antud meile. Ja me näeme, nüüd see sama nimi sisaldab seda sama võitu. Ja see on see sama, kui sina kasutad Jeesuse nime, on see siis kurjade vaimude üle või on see siis haiguste suhtes või niisuguste muude probleemide suhtes, mida kurat on põhjustanud, siis sa kuulutad välja seda sama võitu. Sa ütled, et kuna Jeesus on andnud selle võidu, siis kurat korja oma asjad kokku ja astu minema. Haigus, astu minema, sest et see võit on mulle antud. See võit Kristuses, võit selle haiguse üle, võit selle puuduse üle, võit ka isegi vaesuse üle on antud mulle ja Jeesuse nimel see peab ära astuma ja küllus peab tulema. Ja sa räägid, kas sa räägid rahaga? Jaa, ma räägin rahaga, mitte selles mõttes, et ma suhtleks sellega, vaid ma käsin sellel rahal tulla kohale. Mõni ütleb, see on ju raha ahnos, kui sa käsid rahal kohale tulla. Piibel ütles, et minema kõike maailma kuulutama evangeeliumi ja mine ilma rahata kõike maailma. Sul ei õnnestu siin, Tallinna teise otsa saab tasuta sõita küll, aga kaugemale sa eriti ilma rahata ei saa. Ja kui sa tahad minna kõike maailma evangeeliumi kuulutama, siis sul on raha vaja. Ja Jumal tahab, et see raha oleks ja kui ta käsib sul midagi teha, siis tema ka varustab sind. Jumal ei käsi sul midagi teha, milleks ta sind ei varusta. Järjebe, sul on vaja uskuda ja anda ka käsklus rahal tulla kohale. Mille jaoks? Mitte sellepärast, et sina tahad kui olla uniku otsas istuda või sina tahad seda teist kolmandat nautida, vaid Jumala riigi töö on vaja teha. Ja hämmastavaid asju on vaja teha. Ja selleks on meil vaja suuri rahasid ja palju raha, et Jumala tahe saaks teostatud. Amen. Sest et Jumala tahet on vaja teostada väga mitmetel viisil. Miks me tunnistame seda, et meie arved on makstud ja meil on rohkesti välja jagamiseks. Sellepärast, et me tahame rohkesti seda välja jagada. Aga kui sul ei olegi mitte midagi, siis mida sa välja jagad? Selleks on sul vaja raha. Mõni ütleb, mina ei taha raha.
mina võtan kohe rohkesti. Nüüd mõnele jaoks kõlab see võib-olla väga isekana, ma mõtlen seda natuke kaugemale. Selleks, et ma võiksin anda, ma võiksin välja jagada. Kus on jälle võimalus külvata, kus on võimalik Jumala riigi tööd toetada, kus on võib-olla missioonitöö, kus on koguduse hoone ehitada, kus on videotehnikat vaja osta, kus on vaja seda, teist, kolmandat teha. Ja me oleme saanud seda teha tänu Jumalale ja ma mitte ei kiitle, aga Jumal on andnud selle armu meil just ka, ütleme, kogu selle videotehnika asjadega seoses, seda välja jagada erinevatele kogudustele, neid õnnistada, osta videokaameraid ja asju, mõni küsib, kas teil on 4 videokaamerat siin, kas see ühest ei piisa, mis see pastor siin tahab vasakult ja paremalt ja eest ja tagant endast näidata. Nüüd see ei ole selle asja mõte. Kui sa jagad neid välja, siis tuleb neid rohkesti juurde ja neid saab veel meil olema veel rohkesti ja veelgi kõrgemal tasemel. Ja me võiksime Jumala riigi tööd teha esinduslikult. Amen. Kiitus Jumalale. See ei ole selle jaoks, et mind näidata, vaid sellepärast, et Jumala sõna kuulutada. Mina pean lihtsalt olema sellepärast, et ma pean suud lahti ja keegi peab rääkima. Okei, kiitus Jumalale. Nüüd see sama nimi sisaldab eneses seda sama võitu. Ta päris selle, see on siis alandlikkuse, sõnakuulelikkuse kaudu talle antud ja me näeme samamoodi see on antud ka sellele tänusele, et see võit. Ja see kõik sisaldab selles nimes. Kui sina ütled Jeesuse nimel, ära ütle seda kui ühte liirut fraasikest või ütleme palve lõppu ka, Jeesuse nimel palvetame. Ära ütle seda lihtsalt ühte fraasikest. Mõtle neile samad asjadele. Ma palusin näiteks seda Jeesuse nimel, see tähendab seda, et Jeesus on andnud mulle volituse. Nüüd, kui mina ütlesin need sõnad välja, see on sama hea, kui Jeesus oleks seda ütelnud. Ja kui Jeesus palus isalt, ta ütles niimoodi ühes kohas, mina palun isa ja tema annab. See on olemas meil Johannes evangeeliumis, kui ta räägib püha vaimu palumisest. Mina palun isa ja tema annab. Ja sina võid minna ka öelda, mina palun isalt ja tema annab. Ja mitte kuulata selliseid veidraid õpetusi, oi me ei tea, kas Jumal seda teeb ja kas toda annab ja eks me saame teada, kas ta teeb seda siis, kui me oleme palunud ja kui see asi lõpuks jõuab meie kätte. Mis mõte selles siis enam teada saada on? Sa pead kõigepealt teadma, mis Jumala tahe on enne, kui sa midagi palud. Jeesus ütles, mina palun ja tema annab, mina võin samamoodi ütelda. Isa käest mina palun Jeesuse nimel, see tähendab seda samamoodi, nagu Jeesus paluks ja isa annab. Ma teen kõigepealt kindlaks, kas Jumal tahab seda anda, enne, kui ma üldse paluma hakkan. Mitte lihtsalt sellepärast, et mina tahan midagi. Aga see, mis Jumal sul tahab anda, seda on päris palju. Seda on päris palju, mis ta tahab sulle anda. Amen. Ma loen sulle veel ühe kirjas ja kohas ja Johannese 16:23 ütleb. Tõesti, ma ütlen teile, kui Jeesus seda peab ütlema, siis ta kordab midagi, rõhutab midagi. Kas pole nii? Et mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Annab. Ma võin öelda, ta annab mulle. Miks pärast, et ma palusin Jeesuse nimel, selle sama volitusega, selle nimega, mille taga on tohutu meelevald, mille taga on võit. Amen. Mille taga on tõesti ka see sõnakuulelikkus ja alistumine, mis tema elus oli. Amen. Ja ma saan seda. Kiitus Jumal, see nimi on usaldatud sinu kätte. See nimi on usaldatud sinu kätte. Halleluuja. Tõuseme üles. Kiitus Jumalale. Jeesuse nimi. See on antud sinu kätte. Sa oled kindlasti neid printsiipe varem kuulnud, aga küsimus ei selles, kas sa kuulnud oled, vaid küsimus on selles, et see ilmutus oleks jõudnud sinu südamesse. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et sina oled usaldanud. Jeesus, sina oled usaldanud selle nime meie kätte. Mitte üks sõnakõlks või lihtsalt üks fraasike, mis me ütleme palve lõppu või ütleme siis, kui me midagi käsime või käsime kas või kurjale lahkuda, vaid et sinu nimi on selle taga. See sama alandlikkus, sõnakuulelikkus, mis sinul oli ja me on siiamaani. Ja samas ka see võit, mis sa oled Kristuses meile andnud, samuti ka see meelevald, mis sa oled meie kätte usaldanud. Selles samas nimes on see tohutu meelevald. See, mis me oleme saanud, selle me ka anname. Nendele inimestele, kelle eest me palume, nende inimest, kelle me kuulutame asju välja või mis me meelevalla positsioonis teeme, isa, sa oled andnud meile selle nime. Jeesus, sina oled usaldanud selle nime meie kätte ja me otsustame seda nime kasutada.
Kasutada seda kuigi kuradi tegude vastu, kasutada seda kurjade vaimude vastu, kasutada seda haiguste puhul, kasutada seda puuduse puhul ja anda neile käsklus. Ja kui meie anname käskluse ja valitseme oma elus, siis sina tuled ja teed seda, mida me oleme välja ütelnud. Mitte sellepärast, et meie oleme tublid, vaid sellepärast, et me oleme Kristuses ja sellepärast, et meil on meelevald. Isa, ma tänan sind, et sina oled andnud selle meelevalla meie kätte ja selle nime ees peab nõtkuma iga põlv ja iga kuri vaim peab lahkuma. Halleluuja, halleluuja, kiitus su isa. Siin on praegu mitmed, ma ei ütle, võib-olla mitmele õige öeldud, see võib olla isegi mõni ainult üksik, võib-olla ka isegi ülevandes vaatama. Inimesed, kes on hirmuga maadelnud. Hirm just selles, et mis saab, mis tulevikus juhtub. Mõnel on hirm, mis mu tervisega saab. Vahest on mingi konkreetse situatsiooniga, mingisuguse haiguse sümptomid on tulnud esile ja inimene kardab, see on äkki see hirmus asi või vahest mõni ütleb, et palu mu eest, et kui ma lähen arsti juurde, siis tuleks mul hea sõnum selle kohta, et ma ikkagi olen terved ja mul ei ole see halb haigus. Mis asi see on? Hirm on see. Piibel ütleb, et hirm on vaim. Küsid, kus ma seda tean? Piibel ütleb, et Jumal ei ole meile andnud arguse, mitmed tõlkid kasutavad sõnaga hirmu vaimu. Amen. See on kurat, kes on selle taga. Ja kui sellist tüüpi asju, mõtted tulevad sulle pähe, sul on äkki see juhtub ja hirm ja kartus teatud asjade suhtes. Vahest mõne inimesel on, ma ei tea, ööpimedus või ma ei tea, mingisugused erinevad muud asjad. Inimesed kardavad, ma kardan seda. Seda väljendit sa ei peaks kasutama sellises kontekstis. Kui sa midagi tahad karta, siis on Jumalat peaksid sa kartma, see on õige kontekst. Amen. Aga sa ei peaks kartma ei haigusi, sa ei peaks kartma, ma ei tea, mida iganes muu pätte, aga vahest mõnendas kohtus on pätid. Piibel ütleb, et ei taba õnnetus sind ega lähene häda sinu telgile. Ja Jumala vaim on, kes juhib sind ka vahest, et sa ei roni teatud kohtadesse, kus võib olla oht, aga sellegi poolest hirm on midagi sellist, millele tuleb vastu seista. Ja kui sina oled maadenud hirmuga, ma ei kutsu sind välja, aga ma tahan, et sa kasutaksid ise meelevalda. Ja see asi võib uuesti kerkida mingi aja pärast või mingis muus situatsioonis ülesse, ütelda Jeesuse nimel, ma ei karda. Ja võid öelda konkreetselt, ma ei karda seda, ma olen hirmust vaba. Amen. Ma lihtsalt palun siin praegu ja palun ka nende inimeste eest, kes on mingil kombel hirmuga maadelnud. Isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meile vabaduse hirmust. Ja Jeesuse nimel ma käsin sellel hirmul kaduda. Hirmu vaim lahku. Jeesuse nimel ma käsin kaduda hirmul haiguste suhtes, hirmul puuduse suhtes, hirmul erinevate asjade suhtes, hirmul ka isegi ohtude suhtes või isegi varaste või pättide suhtes. Jeesuse nimel ma ei lase sellel hirmul valitseda. Jeesuse nimel ma käsin sellel lahkuda. Inimestel tuleb rahu ja sulgus ja kindlus käia sinu teedel ja käia sinuga koos, olla vaba hirmust. Tänu sulle, isa, et sina oled meid vabastanud hirmust ja me ei karda mitte midagi, sest sina oled meie sees, sina oled meie juures, sina oled meie kõrval. Tänu sulle, isa, Kristus on meid vabastanud. Halleluuja, tänu sulle, isa. Halleluuja, kiitus su, isa. Tänu sulle, isa, vabaduse eest. Halleluuja, tänu sulle, isa. Halleluuja, tänu sulle, isa. Kiitus su, isa. Mul ikka aeg-ajalt kerkivad üles võib-olla üsna sarnased asjad, Jumal on lasknud mul teenida. Kui sinul on mingit laadi õlavalud, võib hakata siit isegi kaelast peale ja siia allapoole välja minna. Erinevat laadi õla- või seljavalud pidevalt või isegi praegu on püsivalt. Jumala vägi on siin sinu jaoks, et see asi võiks korda seatud saada. Tule ette julgelt. Mingit laadi õlavalud, kaelavalud või isegi seljavalud. Jumala vägi on siin selle jaoks. Halleluuja. Kus konkreetsemalt see on? Seisa korra niimoodi, siruta oma vabad käed, aga näpud sirgelt. Jällegi siin on näha, keegi, kes on siin, üks käsi on teisest lühem, kuskil sentimeetri ringis ja sellega arvatavasti seotuna ongi need valud seal ka. Jeesuse nimel, käsi õigesse pikkusesse, selge õigesse asendisse, käsi kasva. Kas sa märkad, ma antisin Jeesuse nimel käskluse ja ta hakkab tulema. Jeesuse nimel, õlg õigesse asendisse, selgroog õigesse asendisse, lihased, liigesed, kõik õigesse asendisse, Jeesuse nimel. Näe, tuli, kiitus Jumal. Tänu Jumalale, liiguta nüüd seda õlga usus või mis see alus oli? Parem on küll. Parem on. Siipool oli just rohkem. Jeesuse nimel ma käsin kõigil nendel valudel ja sümptomitel, mis iganes siin on saanud täielikult kaduda. Jeesuse nimel. Liiguta veel uuesti usus, mis valus just oli teha ennem. Siit õlg on parem, kael on veel siit
ma ei oska öelda, ma ei saa nagu... Jeesuse nimel ma käsin ka selle kaelavalul kaduda. Kaela on närv, lihas, luud, kõik mis iganes on kuidagi kas kannatada saanud. Jeesuse nimel taastuge. Jeesuse nimel. Kas sa märkad jällegi, ma annan käskluse asjadele sisuliselt. No saad aru, see on küll elab, aga jällegi poolest annad käskluse ja kasutad Jeesuse nime selle jaoks. Amen. Liiguta, mis nüüd on. Selles mõttes ta on paremaks käinud. Meil on siin mingil määral. Kiitus Jumal, aga see läheb täiesti ära. Amen. Me näeme, ega see oli üks pime mees, kes oli Jeesuse juures. Ta pani talle käed silmade peale, vist alguses isegi sülitas ka vist, ja siis ta nägi alguses, ta oli pime täiesti, nägi alguses inimesi nagu puid liikuma, see näeb seda, et see pilt ei olnud veel päris selge, ja ta pani uuesti. Et see ei ole ka vale mitu korda, nagu oleks panna inimesele käsi peale, kui see peaks olema sul südames, ja vaata vahel tervenemine võib tulla nagu sammuliselt sellisel viisil. Amen, kas kellelgi on veel just selle samasse osasse? Õlad, kael või isegi selg, mingid valud? Kuna meil on ka inimesi mitmeid, tule ka isi ettepoole veel. Kus konkreetsemalt? Seisa ka seda pidi. Siirta oma vabad käed ette, aga näputöö sirgelt. No siin on ka jällegi, tunned, näpude vahe on. Jalad, eks ju, ühel joonel ja vaatad mulle nagu otsa, siis on nagu korrektselt. Aga vabad käed, aga samas sirgelt näpud. Nii, see on ka mingi peaaegu sentimeeter või isegi peaaegu 1,5 isegi. Jeesuse nimel käsi õigesse pikkusesse, kasva, selgroog õigesse asendisse, kael õigesse asendisse. Jeesuse nimel, Jeesuse nimel, Jeesuse nimel. Kiitus Jumalale. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Liigutame, mis seal nagu valus oli või mis oli ebamugav tunda. Kiitus Jumal, see ei tohi tagasi tulla. Ja üks asi, mis mina olen ka sageli õpetanud, piibel, sa ei pea isegi käsi endale selle jaoks otseselt peale panema, sul on Jeesuse nimi. Sa võid ka oma enda käed lihtsalt ettepoole tirutada ja panna nad otse kokku ja lihtsalt sellest eemale ja käskida neil kasvada õigesse pikkusesse. Eriti, kui sul on mingid õlavalud või kaelavalud või taolist on ja selleks ei pea keegi teine isegi tingimata sinu eest paluma. Jalgade mõõtmine võib-olla on keerulisem vahest küsida, aga ma olen seda ka isegi teinud, kui ei ole võimalust olnud muud moodi. See on omaette tehnoloogiaga. Aga üldjooltes on see lihtsam natuke, kui teine seda teeb. Aga kiitus Jumalale. Amen. Palume ka nende inimeste eest, kes vaatamas on, sest et vaate vahel, kui keegi on vaatamas seal ja sul on mingisugused käed, seljavalud, kaelavalud, siis ka võid sirutada oma käed, panna neid just niimoodi kokku ja käskida nendel kätel õigesse pikkusesse minna. Vaata vahel võivad alguses käed olla täiesti mõlemad õiges pikkuses, ja Jumal nihutab mõlemad sul. Nüüd sa ei pea ise takka aitama, vaid sa lased Jumala vaimul seda teha. Amen. Isa, ma tänan sind, et sinu vägi on antud meile ja sinu meeleval on antud Jeesuse nimes. Jeesuse nimel ma käsin nüüd nendel kätel ja nendel kätel õigesse pikkusesse minna, nendel õlavaludel kaduda, kaelavaludel kaduda, selgroovaludel kaduda Jeesuse nimel. Isa, ma tänan, et sinu vägi teeb tööd nende inimeste ihudes praegu seal, samas, kes nad on vaatamas. Tänu sulle, Isa, et sina teed imesid Jeesuse nimel. Aamen. Kiitus Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sul on antud see nimi, kasuta seda nime. Aga me võime jääda ka püsti kohe. Meil on leivamurdmine täna, mis on väga oluline asi. Te võite tulla endaga siia ette ja igaüks, kes usub Jeesusesse, võib sellest osa võtta. Oled sa meie kogudusest liige või mitte, see ei oma tähtsust. Ja meil on öeldud, kutsume ka lapsed sisse, ja ma natuke nii kaua veel lühidalt räägin. Piibel õpetab seda, et me peaksime sellega meelde tuletama seda, mis Jeesus on teinud, ehk siis tuletama meelde Jeesuse surma. Mitte niivõrd seda sündmust, vaid just selle asja sisu. Mida see meile on toonud? Meil on leping, uus leping Jeesuse veres. Nüüd see on seesama, me kasutame viinamarja mahla, see sümboliseerib Jeesuse verd. Teine asi on siis, et meil on, ta on küll rohkem saia moodi, aga selles mõttes see leib räägib siis sellest samast Jeesuse ihust, mis sai murtud meie eest, et ta kandis ka meie haigused, meie tõveda, samas me oleme osa Kristuse ihust kui sellist, kui tervikust. Ja kui sa võtad selle ühe tüki, siis sa räägib just sellest samast, et sa oled osa sellest.
Amen. Sellepärast meil võtavad ka lapsed sellest osa, kuna nemad on ka osa sellest kõigest. Ja sellepärast me kasutame ka viinamarja mahla, et ma arvan, et mõnigi küsib vahest, et no, kas on vein või viinamarja mahl. Küsimus ei ole nendes välistes asjades, küsimus on selle asja sisus. Amen. Aga me õnnistame seda. Isa, ma tänan sind, et sina oled andnud meil selle käskluse, et me peaksime meile tuletama Jeesuse surma ja mäletama seda ja tuletama meile seda, mis ta on teinud. Ja meil on leping, uus leping Jeesuse veres ja ma õnnistan seda leiba ja seda viinamarja mahla Jeesuse nimel. Amen. Et võta endal siit üks tükikene ja võta see ka tops endale kätte, sulle tullakse juurde. Ja kui me kõik oleme saanud, siis võtame pärast ühiselt osa oota. Nii kaua, kui teised ka kätte on saanud. Ja kes on lapsevanemad, võite oma lapsi võib-olla aidata, et nad saaks nende asjadega ilusti hakkama. Sa võid kasutada ka seda aega, Piibel ütleb, et me peaksime katsuma ka oma südame läbi. See räägib just ka sellest, et kas meie suhe Jumalaga on korras ja kas meie suhe ka kristlastega on korras. Kui on midagi korrast ära, siis räägi Jumalaga nendest asjadest ja sea asjad korda. Sa ei pea selle pärast jätma leivamurmisest osa võtmata. Ja kes on ülekannet ka vaatamas, sa võid ka meiega koos osa võtta sellest. Ma loodan, et nad olid selleks ootamas seda, kuna meil on see regulaarne. Et võtame ühiselt sellest osa siis Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sind selle lepingu eest, mis meil on Jeesuse veres. Meil on meie patud andeks antud. Me oleme puhtaks pestud, õigeks mõistetud. Isa, ma tänan sind, meile kuulub tervis, meile kuulub rahu, meil kuulub rõõm ja kõik see varustus, mis sa oled meile kinkinud. Tänu sulle, Isa, selle lepingu eest, selle igavese lepingu eest. Jeesuse nimel. Amen ja amen. Sa võid ulatada need